Siin on mul 2 kohvrit ja 1 seljakott, millega ma homme lendan Tokyosse. Ehk siis siin on esialgne niisugune sisu, mis ma olen pannud. Siin näiteks sees on mul sellised 2 Eesti maskotti. Et üks läheb Peeter Oleskile, teine läheb ühele sulgpallurile. Siis siin on juhtmed, need ma panen veel korralikult ära. Siin on mul sees lisa seljakott, kus on sees tegelikult nagu riided. Siin on mul ka omakorda riided, et selle ma topin veel rohkem täis ja surun ta õhuga kokku, nii et ta ei võta üldse ruumi. Siis mis veel huvitavat oli see, et maskid on nagu nõutavad, aga maske kuskil ei müüda nagu nendes näiteks nagu Olümpiakülas ja muudes sükestes kohtades, nagu et siis võtame kaasa. Lihtsalt üks käterett, igaks juhuks matka oma vihmariided, siin on kilepüksid, kilejope, fotokaamerale kile ja siin praegult ongi, et siia tuleb veel tegelikult veel, et ma toon statiivi. Monopood peaks mul siin sees olema juba niiviisi siin põhjas, et selle ma hoian seda põhjas, et ta ei oleks väga nagu sükene, ei oleks sees. Siis siia kohvrisse mul lähevad nagu B-kaamerad ja B-objektiivid, et selles suhtes, et kõik, mis põhiline on, tuleb siia seljakotti ja tõstan ka siit selle kaamera koos selle objektiiviga ja ülejäänud vist võivad siia jääda, et need ei ole nagu kõige olulisemad, et kui nendega midagi juhtub, siis ei juhtu ka midagi nagu hullu, et kui neid mul nagu esimestel paaril päeval kaasas ei ole, et pagasis kaduma lähevad. Et küsimus on see, et kas tasub kohvrit panna alla pagasisse. Õnneks mul kohver käib lukku. Siin on lukusti külje peal. Et väga nii lihtsalt kätte ei saa ja teine asi, mis ma teen, ma lasen ta lennujaamas ära kiletada. Et ka ei saaks nii lihtsalt ligi nagu. Ja Delfi muhvi meil vaeva kaasa pole. Nii. Ja siis siin sees on praegult üks kaamera, üks objektiiv. Põhilised optikad, mis mul vaja läheb. Siia tuleb läpakas. Mul siin ühe külje peal on sisse pressitud ära pusa. Selleks, et need kollisioneeritud ruumid on kõige halvemad asjad üldse, mis on. Et nii kui sinna lähed, hakkab külm T-särgiga ja siis igaks juhuks on nagu pusa kaasas, et saaks pusa peale tõmmata, kui satub külma ruumi. Siis siin tegelikult fotokotis veel on mul kaardilugejad, mõningad mälukaardid, kõrvatropid. Neid vist seekord vaja ei lähe, sellepärast et publikut ei ole, aga kõrvatroppe läheb ikkagi vaja nagu hotellis, et vahel ei tea lihtsalt, mis kollisioneer või minul on nagu raudtee on nagu ka või ütleme, kõige suurem raudteejaama või siis kui see sõlmpunkt on nagu mul akna taga. Ja lihtsalt puhastuslapid ja siis selle kohvriga on see, et nii kui ma ta Tokyos kätte saan, siis kõik asjad lähevad sealt kotis siia, sellepärast et ma ei peaks tassima seljas seda, et tükk maad lihtsam on, kui on asjad mööda rattaid veerevad, et pärast on õlad valusad lihtsalt sellest, et kandsid rasket kotti, et see kott tuleb küll selga, aga ta ei ole nagu siis enam nagu nii raske, et ta on niisuguse mõistliku kaaluga ja seal ma arvan, et mul on sees lihtsalt niisugused sellised asjad, mida ka koheselt vaja ei lähe, et see saab olema ringi liikumisel põhikohver, mis mul üldse on.